Tere, väikesed avastajad! Tere tulemast meie lõbusasse ja õpetlikku kanalisse. Täna uurime, kuidas kaneeli tehakse. Jääge meiega. Kaneelipuud kasvavad reas, lehed säramas soojas päikesevalguses. Vaata, see pruun koor, mis puu peal on, ongi kaneel. Väikesed kaneelipuud sirguvad aeglaselt, oodates suureks saamist. Töölised kastavad puid hoole ja armastusega. Soe vihm kastab juuri ja aitab puudel kiiremini kasvada. Ahvid ning linnud käivad uudistamas kaneelipuude ümber. Kaneeli saamiseks lõigatakse oks, mitte kogu puu. Lõigatud oksad viiakse kimpu seotult töölaudade juurde. Töölised kraabivad ära välise, kareda koore ning pehme, sisemine koor laotatakse lauale kuivama. Seejärel ribad virnastatakse või leotatakse enne kuivatamist. Kuivades hakkavad ribad iseenesest rulli keerduma. Kuuma päikese käes kuivavad kaneeliribad väga kiiresti. Ribad lõigatakse parajaks, kõik ühtlase pikkusega. Järgmisena seotakse kuivanud kaneel väikesteks kimpudeks. Kimbud pannakse karpidesse, et kaneel transportides katki ei läheks. Karbid tõstetakse väikestesse veoautodesse, mis toimetab need edasi poodidesse. Kaneelipulgad jahvatatakse masinaga, kust alla voolab pehme kaneelipulber. Seejärel pannakse jahvatatud kaneel võrdselt igasse purki. Iga purk suletakse ja sildistatakse, nüüd on müügiks valmis. Purgid pannakse kastidesse ja saadetakse poodidesse üle maailma. Vanas Egiptuses hoiti kaneeli savinõudes ja kasutati rituaalides. Kaneeli segati ravimtaimedega ja retseptid kirjutati papüürusele. Roomas lisati pidusöökidel eriti tähtsatele külalistele kaneeli. Araabia kaupmehed hoidsid kaneeli päritolu saladuses. Kaubalaevad viisid kaneeli kaugetesse sadamatesse üle kogu maailma. Ammustel aegadel käis kaneelikaubandus turgudel ja tänavatel. Arstid kasutasid kaneeli haiguste raviks ning seda lisati ravimitesse. Kaneel oli kunagi nii väärtuslik, et kaaluti seda kullaga. Pagar puistab tainale kaneeli, enne kui see rulli keeratakse. Üks soe kaneelisai ootab sööjat, pehme, lõhnav ja imemaitsev. Teetassi sees olev kaneelipulk täidab toa magusa lõhnaga. Kaneel muudab pudru ja helbed eriti lõhnavaks ja maitsekaks. Lapsed naudivad koos kaneelisaia, küpsiseid ning soojajooke. Ja nii algabki kaneeli pikk teekond sinu toidulauani. Kui sulle see video meeldis, pane like, kommenteeri, mida soovid veel näha ja telli, et näha veel lahedat sisu.